Naisliidu esinaise Lea Saareoksaga vestles neil teemadel Margus Haav. Väga meeldiv on olla naine. Me tahame anda võrdväärselt partneritena oma panuse ühiskonna arendamisse. Oleme valmis oma arvamuse väljaütlemiseks, selle motiveeritud kaitsmiseks ja teadlikuks tegutsemiseks. Juhime teie tähelepanu sellele ja kõikide inimeste tähelepanu samas, et ühiskonna harmoonilise arengu tagamiseks on vajalik arvestada naiste nägemust ja vajadusi antud hetkel. See on siis üks katke sellisest pöördumisest, mis nüüd on mõeldud laiem avalikkuse jaoks. Ja siit toome välja siis konkreetselt punktid, mida tahame siis edastada nii oma valitsustele, meediale kui ka kõikidele asjast huvitatule. Ja need oleksid järgmised. Noorte tervete perede väärtustamatus ühiskonna jaoks, lastele turvalise arengukeskkonna puudumine, piisavate haridusvõimaluste puudumine väikelinnades ja maal, maaelu vähene motiveeritus. Need on meie valupunktid. Nii, sellest lähtuvalt aga teeme järgmised ettepanekud. Viia sisse diferentseeritud tulumaks sõltuvalt laste arvust. Kehtestada lastetusmaks, suurendada laste toetusrahat, lubada naised pensionile vähemalt 60-aastaselt ning 5 last sünnitanud ja üles kasvatanud 55-aastaselt. Pöörata enam tähelepanu hariduse andmisele maal ja väikelinnades. Teadvustada riiklikul tasandil naiste osalemise vajalikkust poliitiliste otsuste tegemisel. Kuigi on üldiselt teada selline fakt, et naisi siiski on elanikkonnast nii nagu mujal maailmas, nii täpselt ka Eestis rohkem, on ometigi niimoodi, et igasugustes kõikvõimalikes ühiskondlikes organisatsioonides või kus iganes domineerivad just mehed. Huvitav, kuidas see on niimoodi läinud? Sellele on isegi väga raske vastata, aga tegelikult naised on hakanud viimasel ajal siiski üha rohkem koonduma seltsidesse, ühingutesse, et tekiks niisugune, kuidas öelda, ühine või niisugune ühise asja eest võitlemise tunne. Aga mehed on olnud ju läbi aegade ikkagi need juhtiv jõud. Ja nüüd me tahame muidugi naisi kaasata ka valimistesse, me tahame kaasata naisi ka riigitööle ja kõikjale, kus oleks võimalik. Ja selle konverentsiga me tahtsimegi siis tekitada naistest seda vastastikust arusaamise tunnet, seda õlatunnet ja me usume, et konverents läks meil korda ja see tunne neil tekkis. Aga mis nüüd saab edasi? Pöördumine on sõnastatud ning kuhu te mõtlete sellega nüüd edasi minna? Kas jõuab see ka kuskile kõrgemate võimuotsustajate ette? Jaa, kahtlemata. Selle pöördumise me viime kindlasti Tallinnasse, selle me edastame ka Riigikogule ja me jääme sealt ootama ka nende poolset vastust. Seda on praegu vist küllaltki raske öelda, aga mis te arvate, missugune vastus tuleb ja kas üldse vastus tuleb? Me loodame selle vastuse peale selle tõttu, et kuna Eesti Naisliidu esinaine on proua Siiri Oviir, siis tänu tema abile me siiski loodame ka vastuse saada. Ja milline see vastus tuleb, seda on kahjuks raske praegu öelda. Mingil seletamatul põhjusel on vist paistab, et selle pöördumise taga siiski enamalt jaolt just Viljandimaa naised. Jällegi selline küsimus, millele on võib-olla natuke raske vastata, aga miks siis mulgiprouad sellised aktiivsed kipuvad olema? Ju neid on vähesel määral siiani kaasatud. Ma tahaksin kõikidele Viljandimaa ja Viljandi naistele soovida edu, jõudu, jaksu ja kui on muresid, siis võtta meiega kindlasti ühendust ja kui on meil võimalik, me kindlasti aitame. Viljandimaa Naisliit tegeleb momendil ka eeskostega, peredega ja me oleme siia tänu linnavalitsusele küllaltki hästi, linnavalitsus sotsiaalametiga koostöös küllaltki hästi saanud hakkama, nii et ma usun, et me suudame aidata ka mingite küsimuste lahendamisel, kui te pöördute meie poole.